tere, ilusat algavat nädalat. Loodan, et sul nädalavahetus läks vägevalt ja romantiliselt. Aga vaatame siia uude nädalasse. Korraks lähen veel ikkagi tagasi sinna eelmisesse nädalasse. Rääkisin ja jagasin teile sellest, et energiad olid hästi sellised kaootilised natukene. Olid päikesetormid, Schumanni resonants oli selline, mis väga tugevalt kõikus ja viskas kõrgustesse. Ja see kõik meie füüsilist keha ka mõjutab paratamatult. Sest meie keha tasand ei ole väga kiirete energeetiliste muutustega harjunud ja kui need muutused käivadki sellise sähvakutena, siis hakkab paha. See alati ei tähenda, et midagi oleks halvasti, lihtsalt keha ei jõua järgi. Aga minu jaoks oli üleval ka selline natukene ebameeldiv energia selles mõttes, et ma tajusin kuidagi sellist ajaliinide segunemist. See isegi vist juba hakkas üle-eelmine nädal pihta. Olen teiega jaganud ja ilmselt, kui sa minu kanalit jälgid, siis sa oled ka teadlik sellest, et me liigume kuldajastule inimkonnana kollektiivselt. Mis tähendab seda, et me olemegi ajaliini vahetamas, liikumas täiesti uuele liinile, aga mingisugune tagasikukkumine toimus vahepeal. Ja sellepärast oligi vastikult ebameeldiv olla. Ma ei tea, miks see toimus, kas see oli teadlik, kas see oli meile vajalik, kas see oli mingisugune sekkumine, ma ei tea. Ja ma tunnen, et praegu on see stabiilsus saavutatud ja oleme tagasi seal nii-öelda selles õiges ajaliinis, kus me peaksime arvestades oma spirituaalset kasvu olema. Ja nüüd ma kogen seda, et kahe nii-öelda uue maailma ja vana maailma eraldumine toimub nagu veelgi intensiivsemalt ja veelgi suurem lõhe tuleb sinna vahele. Ma tajusin seda vist ka enne suve ja nüüd jälle on kuidagi selline nagu kuristiku tunne kahe ajaliini vahel. Et see lahti rebimine kolmandast dimensioonist on praegu kuidagi hästi selline intensiivne ja tugev. Pole ka ime, täna on viimane maa-aasta päev, homme 17. veebruar hakkab hobuseaasta ja see viimane kiht on vaja ära tõmmata. See lõpuenergia tundub olevat täitsa siukene, et väga intensiivne. Et me saaks minna ühiselt kollektiivselt edasi nendega, kes on valinud selle ajaliini ja kes ei ole valinud seda ajaliini, see ei tähenda, et nad oleks kuidagi kehvemad, vaid seal on veel õppetunde, mida hing tahab läbida. Ja sinna ei saa panna sellist kohtumõistja. No ei saa kohut mõista selle üle, eks ole. Aga edasiliikumine toimub praegu siukse pahinaga, nagu rong sõidaks, siuke müra on, kui ma selle peale mõtlen. Aga algav nädal, mis see toob meile? Tõmbame kaarte. Mul on tunne, et mul on miskipärast tunne, et ma teen täna selle nädala sõnumi ära, aga kui ma teeks seda homme või kolmapäeval, tuleb see sõnum teistsugune, sellepärast, et see homne päev vahetab veelgi rohkem meie teaduse tasandit ja meie ajaliini. Aga vaatame. Teen selle täna ikkagi. Vaatame, mida kaardid ütlevad. Teadvuse tasand. Tundub, et see teadvuse tasand on praegu hästi kõnekas, sest see, kuidas me elame, mil viisil me elame, mida me kogeme, eks ole, see kõik on teadvustasandi küsimus. Absoluutselt kõik taandub teadvustasandile. Mitte sellele, et see, mida ma mõtlen,
vaid see on enamat, see on sügavam, see on see, mida sa enda seest sageduslikult toodad, eks ole. Ja väga palju meil ei ole õrna aimugi, mida me sageduslikult toodame, sest nii palju meis on allasurutust, nii palju meis on lahtiühendatust iseendast, et me ei ole üldsegi teadlikud, kuidas me mõjutame tegelikult, kui suur mõjuvõim meil tegelikult on. See kõik on nii alla surutud ja see teadustasand, kui meil tekib siuke nägemus praegu nagu teadustasandi sähvatus, see ei ole enam ainult selline, et saan endast teadlikuks rohkem või et nagu avastad iseenda kohta, see juba läheb laiemaks. Siin läheb juba suuremaks, see kollektiivne teadus hakkab avarduma, alustades nendest kurikuulsatest Epsteini failidest. See on jääme tipp ja sealt hakkab see lumepall veerema. Ja see avardab väga-väga paljude inimeste teadustasandit. Teeb silmad lahti, kus me tegelikult elame. Ja mis energiat me tegelikult toitnud oleme alateadlikult. Lihtsalt sellepärast, et me oleme alla surutud, meil ei ole ühendust iseendaga ja siis me teenimegi inimesi jõude, kes lihtsalt omakasupüüdlikult toituvad meist, omamata meie vastu vähimatki empaatiat. Nädala sõnum, 2 kaarti tuli. Mul tuleb veel mingid nägemused, et see energia saab olema suur, see energia saab olema väga suur, väga siuke lööb pildi selgeks, insight, sissevaatlus. See juba 3. korda ma tõmban seda kaarti. Ja vastupidavus, mitte allaandmine, jätkamine oma teega. See natukene seostub sellega ka, et ajaliinidest, mis ma siin rääkisin, oli vahepeal segadus, pingestatus, selline rebituse tunne on ju. Et nüüd need energiat lähevad stabiilsemaks, ära anna alla, pane edasi, nüüd lükka oma hobused, anna oma hobustele, ma ei taha öelda piitsa, anna neile hoog sisse, las nad kappavad, panevad edasi. Ma tahan korraks vaadata selle kaardi märksõnuga. Tervendav energia, puhastamine, tervendav energia, kaitse, sisemine vaatlus. Ma jätkan siin selle sõnumiga, ma ta nädalavahetuseks ka sain, et see oma energia välja puhtana hoidmine on hästi oluline praegu. Mitte lasta segajaid enda sisse. Erinevad mürad, erinevad arvamused, erinevad vaated, erinevad mis iganes helid, segavad helid. Ma olen alati rääkinud sellest ka, et alati kuula iseennast, on ju, ilmselgelt. Ja kui meie ümber on inimesed, kes päriselt soovivad meile siirast ja head ja ka nad annavad meile nõu oma siirast tahtest, oma hea tahtest, aga nende nõu ei ole ikkagi sinu tee. Nende abi ja nende nõuanded ei ole ikkagi sinu tee. Nad annavad nõuandeid vastavalt iseenda perspektiivile, olgu nad nii arenenud kui tahes, eks ole. Aga see nõuanne tuleb ikkagi lähtuvalt nende mättast. Ja alati ei pea resoneeruma. Ja alati tuleb kindlaks jääda oma sisetunnetusele. Ja see on ka see, et kui me oleme segaduses, siis me lähme nõuannet küsima. Ja see nõuanne võib-olla suurendab segadust veelgi. Ja sellepärast tulebki esmalt vaadata siia.
mis on vaja sul saavutada eneses, et leida see vastus, mida sa otsid. Tavaliselt on see turvatunne. Ja läbi turvatunde ja läbi lõõgastuse juba vastused ja lahendused tulevad põhimõtteliselt iseenesest, kui me julgeme minna sügavale lõõgastusse ja usaldusse, turvatundesse. Ja siis meil ei olegi vaja hakata väliselt otsima erinevaid arvamusi, erinevaid mõtteid, erinevaid segavaid faktoreid, vaid saame olla mina ise, ilma et kellegi teise mina ise meiega põrkuks. Vot nii. See teadvustasandi sõnumappikene, see niimoodi vasardab peas, mis selle teadvustasandiga on. Ma tõmban siit merineitide kaartidest ka sõnumi, kas läheb midagi selgemaks. Nädala sõnum kollektiivile. Iseseisvus. Tuleb jälle see iseseisvuse kaart. Sinu tegemisi ümbritsevad praegu väga maagilised võimalused. Sul ei ole vaja sõltuda teistest, ükskõik mil viisil. See ei tähenda, et sa ei pea abi küsima, see ei tähenda, et sa ei pea toetuma või tuge otsima. Aga ma arvan, et sõltumine on juba see, kus energia läheb tasakaalust välja. Ja sinna me ei peaks mitte keegi jõudma. See ei tähenda, et me peaksime isoleerima üksi olema, eks ole. Aga mingisugust teatud iseseisvust see nädal meist ootab, mingisugust mitte allaandmist, jätkamist, iseseisvus, iseenda ideede märkamine. Tuleb ka selline lause mulle. Iseenda ideed. Teiste ideed ei vii edasi, ainult iseenda ideed viivad edasi. Ja ühtegi ideed ei ole võimalik välja mõelda, sest meie mõistuse tasand toodab seda, mis on juba olnud, eks ole. Ja selle najal, mis on juba olnud. Meie mõistuse tasandil ei ole mitte midagi uudset ega ka originaalset. Kõik need sähvatused, heureekad, uudsed ideed, need tulevad läbi kanalduse. Kas siis iseenda seest, iseenda südamest või läbi kosmilise kanalduse, kuidas kunagi, kuidas kellegile. Et need on alati nagu, kuidas ma ütlen, teisest tasandist tulevad. Need ei tule mõistuse tasandilt. Me küll ütleme, et mõtlesin midagi välja, see on niisugune kõneväljend, eks ole, aga need ei tule mõtte tasandilt. Need tulevad loomingu tasandilt ja loomingu tasand ei mahu mõtte tasandile ära, sest loomingul ei ole piire ega ajaga ruumi mõistet, mida on mõtte tasandil vaja, et ta elus püsiks. Nõnda, tarokaardikesed, mis te ütlete meile algava nädala kohta? Millised on need energiad? No väsinud olete vist. Tuleb siin see väsimuse kaart. Aga samas on see energiaga selline, et nagu tahaks tulemust, tahaks juba võtta kätte ja teha natukene selline
tulisuse ja tormamise energia taha. Jah, pigem mitte tuline, vaid tormakus pigem oleks võib-olla see õige väljend siin praegu. Tahaks juba kinnitust saada millelegi, mida ma olen teinud, mida ma olen andnud, et tuleks see kinnitus sealt väliselt. Väline kinnitus, mul on tunne, et see väline kinnitus sulle on tulemas. Millelegi, mida sa otsid. Sul on juba kopp ees, et sa oled seda tükk aega otsinud ja oodanud seda välist kinnitust. Juba kaua võib. Nii palju on vaeva nähtud, nii palju on antud, nii palju on panustatud ja tehtud. Millal ometi tuleb midagi sealt vastu? Ja see tuleb sealt niimoodi vastu, et niidab jalust maha jälle nagu välk selgest taevast. Meil on seda nagu välk selgest taevast energiat on viimasel ajal vist päris tihti siin olnud. Väga selline ootamatu. Väga ootamatu. Ja see on tõesti selline, kuna siin on müntide energia kohe peale seda pakub, käede ees tuleb pakkuma midagi, siis ei ole enam lihtsalt nagu emotsiooni ja idee tasandil, see on tõesti nagu see selline käega katsutav, et sa tõesti saad kinnitus sellele, mida sa oled otsinud või kinnitus sellele, mida sa tahad luua, millelegi tahad alust panna või tahad midagi nagu kinnituseks vastu saada, et see nagu tekib visuaal praegu, kuidas sau lüüakse maasse niimoodi ja nüüd on kindel. See sau ei liigu siit mitte kuskile, nüüd on kindel, nüüd on olemas. Ja see sau tekitab lööklaine ja lööb kõik puhtaks. Jälle midagi puhastub, jälle läheb midagi selgemaks. See mõõkade kuninganna jälle tuleb selgust tooma. Fookust, kindlat selgust. Ma tean, tunnet. Mul ei ole vaja teiste arvamusi, mul ei ole vaja siia kellegi teise ebakindlust. Siuke mõõkade kuninganna selge siht, selge suund. Ja on valmis tegutsema, on valmis looma ja andma. Aga see jällegi ei ole selline energia, mida nagu karjudes välja elada. See on selline, mida ma ei tea, kas taltsutada on õige sõna või? Mida tunnetada ja vastu võtta. Et see energia ei läheks tasakaalust välja, sest see power on praegu justkui nagu hästi suur, see sähvakus, mis tahab tulla. See on siuke väga suur ja väga võimas ja kui ei oska seda teadlikult käsitleda või vastu võtta, siis see lähebki üle liia ja tekib selline karjuv ja lõhkuv energia. Aga kui seda energiat proovida mitte taltsutada, ehk siis mitte kontrollida, point on selles pigem. Proovida mitte kontrollida, siis ta võtab palju stabiilsemad mõõtmed ja ei lähe nii üle käte. Aga midagi see energia tahab siin küll nagu luua. Paika panna, struktuuri luua. Sauade 8 siin ka muidugi on selline, et midagi nagu väga ootamatult läheb liikuma. Küsin natukene juurde. Midagi väga ootamatult läheb liikuma. Mis on meie nõuanne siia praegu? Nõuanne on mõõkade 10, lase lahti. Lõika kõik sidemed läbi.
kuula oma südame häält. Vau, eks ole, klišee. Aga armastajad ja sauatäss. Armastajad ei ole ainult suhe, armastajad on ka see hingeline tunnetus, et vot see on õige. Ja see on see hingeline taju, et ma lähen oma südamekutse suunas. Vahet ei ole, kas see südamekutse on inimene, mingisugune sinu hingemissioonile vastamine, karjäärisuund või ju vastupidi sukeldumine täielikult enda spirituaalsele teekonnale, ükskõik mis, eks ole, aga see, kuhu hing kutsub. Ja sauatäss on praegu seal. See, et ma näitan sulle valgust one step at a time, et sauatäss on alguse energia, on ju, millelegi alust panna. Ja mis see aitab teha või mis sellega kaasneb, ütleme pigem, on see, et sul side kukub silmadelt. Ja see on ka see energia, mida ma olen siin väga palju läbi toonud. See selgus ja side silmadelt. Kas me nüüd saame 22. veebruariga selle energia ära lõpetatud? Tundub küll. Pigem nagu öeldakse jah selle peale. Nagu ma olen rääkinud, see portaali koht, kus me praegu oleme 2. veebruar kuni 22. veebruar. See selguse leidmine, side kukub silmadelt. Ja midagi vana lõikab täiesti läbi, nagu mõõkade 10 siin tuleb ütlema. Ja sa saad kinnitust, et sa oled õigel teel. Tuleb ka selline lause. Sa saad oma kinnituse. Väga huvitav. Aga jällegi, kui sa hakkad kinnitust otsima teadlikult, siis sa ei näe seda, et see tuleb ootamatult nagu aeg selgest taevast. Et ei saa hakata pressima seda kinnituse otsimist kuskilt. Lõõgastu, puhka. Ära otsi, mida sa otsima ei pea. Tuleb siuke lause. Ära otsi seda, mida sina otsima ei pea. Kõik tuleb nagunii ise ilmsiks. Paljastuse hooaeg on alanud. Väga huvitav. Paljastuse hooaeg on avanenud. Jah, see saab olema suur. Väga huvitav. Soovin sulle ilusat nädala jätku, ilusat hobusaasta vastuvõtmist. Ole tubli ja tšau.